tere, täna jälle mina siin ja otsin siis uusi mängijaid ja leidsin tegelikult veel noori vaba agente. Terve hunnik neist läks praegu skautimisele, et äkki järgmises transfer window's sisse tuua. Aga no näiteks tema tundub suhteliselt okei. Aga kuskil siin oli üks right winger. Jah, tema. Kellega on see, et ei ole mingit mõtlemisaega. Tuleb igal juhul kindla peale ära tuua. Et ülejäänute puhul, saab seda täna, see ei saa. Mõned tõenäoliselt täna ei saa, aga tema ühesõnaga on väga loodustandev selles mõttes. Proovime nagu täiega skämmida teda mõnustamist. Proovime nagu jah, mitte olemaks nii. Kui 71, okei, aga just see kiirus, mis tal seal oli. No tema lühemast on kõvasti potentsiaali. Tasuta transferina. Ma ise olen küll väga õnnelik, et ta tuli. Jaa, tema võiks ka üleüldse skuadi võiks üle vaatama hakata. Kelle ma alla nüüd panin? Kukk. Võiks ka mingit aega saada. Huvitav probleem on tekkinud. Mul liiga pikk pink. Just siukseid nagu sama kvaliteediga, nagu justkui mitte midagi ütlema kvaliteediga siukseid. Siis ütleme käib kah tegeles. On liiga palju. Tuleb mõelda selles osas, kas Boris, mis temaga teha. Right mid. Tema läheb igal juhul väljakule, siin ei ole küsimust. Või teekski siukses julma lükke, et Sapinen läheb pingile käit jääb praegu välja. Siis ma tahan mõelda, mis ma tahan öelda, aga ütleme, mis ma tahaks öelda, mida iganes, aga 79 Barrera, no igal juhul tuleb seda võimalust kasutada. Igal juhul tuleb väljakule panna. Muidugi on siin ka veel Cavani. Ja tema liigutame ka ülesse poole, sest tundub, et see Windows, ta müüks ei lähe. Siis siin 6 rating ikkagi, võiks ju vähem kuskil olla. Aga 74. Mis ta vanus on? 19, okei, Lammi asemel igal juhul. Ja äkki tegi Lamm müük. Ei, Busquets tõenäoliselt võib, Busquets võib lahkuda, temaga on kahtlane olukord praegu. Seda ikka päris ei tee. 77. Suht solid mängija tegelikult. Nii et kas Lamm või see uus? Üks kahest Lamm müüki näiteks. Päris süke. Lükke, mida ma ei ooda. Ei näinud tulemas. Oota, ta saab centerbacki mängida. Ta võib hoopis praegu kaitsevahetus olla. Jai. Samas seal on mitmekülgsed mängijad. Ühesõnaga kaitsevaruks jääb praegu. Aga jah, pingi pikkust on küll järsku juurde visanud. Just sellist natukenegi sisukaid vahetust nagu nende osas. Nagu mul on terve hunnik mängijaid lainulistis. Suhteliselt mitmed müügilistis ja mitte kellegi jaoks pole huvi tuntud. Nii, ma ei tea, tema üks neist, keda ma müüa tahtsin. Kontrollime üle. Jah, ta on transferlistis. Selge. Siis vaatame nüüd otsa. Kuni 1,5 miljonit. Lähme räägime, aga ma olen ka 1,30 nõus.
okei. Minugi poolest. Võib ta minna nagu. Aga mida peaks üle vaatama on see, et uus season, kas nüüd noori otsitakse juurde praegu? Setting up okei. Las ta siis setupib. Siit vaatame, kas kellegi praegu võrreldi on väga. Mõnel natuke on, aga asjad vaja tuua kedagi ei ole. Okei. Töötab ka. Seal võiks ka neile panna arengusuunad peale. Areneks äkki kiiremini. Muidugi noh, osad lahkuvad selles osas on natuke jama, aga paneme selle. Paneme praegu kõigile väravahtile selle, kellegi vähegi okei tundub see. Nii. Paneme defensive impact'iks. Kuigi ma pean nüüd nagunii hakkama mingi hetk tegema nendeks LB-deks ja RB-deks neid wingback'e. Nii. Paneme praegu box to box'i peale. Teeme seda, siis ta saab jooksu kiirust. Talle teeme kohe selliks ära, et tema astub striker. Seda wingback'i ma võin veel mingi hetk mängida, aga seda ma ei näe, et ma hakkaks center forward'i kasutama. Võtame selle. Saab hunnikust löögi asju. Tundub, et ring peale. Äkki nüüd siis tuleb noortes natuke kiirem areng. Aga vaatame edasi. Kas tuleb mingeid transfer pakkumisi? Üks tuleb. Huvi Indeedi vastu. No, las ne siis olla Huvi Indeedi vastu. Juhan Tamme tahetakse osta. Teate, korralik pakuta, aga esiteks ei ole piisav pakkumine, teiseks ma ei taha müüa Juhan Tamme. Ma tahan, et mul keegi ikka nagu platsi peal ka on. Saar lõuna. Kas ma olen ta pannud? Ma olen ta pannud. Sinna listi. Delegate loan. Sest noh, on nende transferitega, mis on, aga laene ma tahan küll võimalik palju tehtud saada just noortele, Eesti noortele. Sest praegu, noh, väga paljud neist ei mahu väljakule, ei mahu pingile. Ja nii ei ole mõtet. Neist ma olevast erisest alumist on kahju, et tahtis on neist. 140 miljonit ainult. See ühe päeva kohta, siis pole kõige hullem. Nagu see oleks isegi üllatavalt vähe olnud, aga okei. Nii. Vaatame igaks juhuks treeninguga. Okei, kõigiga on midagi olnud. Nii, scouting on siit midagi head tulemas. Ei ole. Noh, ta oli isegi enam-vähem lubav, aga mitte päris see. Okei, igaks juhuks tema tuleb võtta.
puht sellepärast tal on potentsiaali, tõenäoliselt ta ei mängi seda välja kunagi, aga tal on potentsiaali. Tõenäoliselt keegi ei saa aru, mis ma seda teen, aga just tema läheb. Nii. Oi, veel üks seppänänt tuleb igal juhul tuua. Käbineiv. Pääsukest ka ei võta. Viiding, Jaan Viiding, okei. Siis tuleb Jaan Viiding. Nüüd hakkavad need reitingud piisavalt minema, et ei taha nagu enam niisama ära visata. Samas ongi täpselt see, et ega neist mängumehi ka ei ole. Siis ongi see, et väga potentsiaalikad mängijad tuleb lihtsalt ära visata. Kelle ma siit? Kas ma rebase viskan? Siis 2 kohta on vaja teha. See, praegu mis toimub tegelikult on suhteliselt jõhker raiskamine. Ühegi klubil ei ole päriselt võimalik sellist raiskamist teha. Kas ma seda kogemata listinud või? Ei ole. Ma ei saa aru, miks talle pakutakse siis. Juunes siis ei ole aru saanud, ma ei müü teda. Hetkel. Tollbridge. 8400. 840 000 on kätte saada teoorias. Proovime. 840 000 saada. Aga ma olen ka selle 700 000 nõus, kui nad ikka ei taha järgi anda. Okei. Ma olen väga rahul sellega. Kui ta peaks nüüd minema ka. Nii, siin on nüüd hunnika asju. Aga mingid hubid, midagi pole teha. Okei. Koppel saab positsiooni muuta. Teeme ära. Nii. Finishing oleks ka tegelikult tore. Uneses acceleration. Aga võtame praegu finishingi juurde. Talle. Nii. Ega ma nüüd ei saa juba lükata listi neid. Vanugele ma siis tõin Cavani ei saa. Nüüd on siis 11 kuud pikendada ikka ei saa. Retiring äkki. Arusaadav. Valakari transfer. Tänan ei. Nii. Okei, meistrite liiga. Round of 16. FC Bayern Müncheni vastu. See on jah nagu suhteliselt siuke kõva värk ikkagi. Lõun. Delbridge Souls, väga hea, väga hea. Tõsiselt rahul sellega. Mingi peaaegu 600 000 tuleb juurde ka. Raha selle eest. Super lihtsalt. Lubaba transfer offer. Palun väga. 620 tonni. Lähme proovime rääkida 700 000. 720 alustame juttu. Aga ma olen ka 620 väga rahul. Ma ei tea, mis ma sellega teen, kuna tõenäoliselt ei müüda kunagi, aga okei. Nii, liigume edasi. 80 confidence rating.
huvitav mille pealt? Nende signingute või müün ma praegu särke hästi? Okei. Finalits. Kahjuks ei ole midagi väga siin. No ta on see 69. Ja suht noor, aga noh, CDM, mul on CDM. 70 striker. Ka nii ja eriti erastat on klubis juba. Okei. 74 cam. 4,1 miljonit. Tõenäoliselt ei saaks seda müüda, milles on asi. Scarlett. Aga mul praegu jah squad full ka, et pigem oleks vaja mõnest mängijast lahti saada. Aga ei, see on nüüd küll väga kriitiline mäng. Tore oleks võita, aga vähemalt viik on vaja. No 1-0 kaotuseks ka veel, aktsepteeritav, aga tegelikult on vaja võitu. Sest edasi on vaja saada. Ja eeldada, et teises mängus nüüd palju parem läheb kui esimeses, ma ei näe põhjust oleks. Ma ei näe, ma 2 mängu vahel nüüd tõsiselt areneks. Ja see on praegu ikkagi selline mäng, et siin see, kes on eestlane, kes on mitte ei loe. Siin läheb lihtsalt kõige parem, mille ma saan lükata meeskonda siis sisse. Kõige parem läheb. Ehk siis, mul oli pingil, siin all keegi huvitav. Cavani näiteks. Täna Sapinini asemel, ma ütleks. Okei, base on ikka täiesti kohutav. Kõik muu on parem. Okei, siis ta ikka praegu sisse lülitas, joos peab ka jõudma, midagi ei ole teha. Aga nii. Raitsmi. Okei, CDM. -4. Tuleb välja, et nad on nii sisse mänginud, et nad on ikkagi praegu kõige paremad. Nii, see on küll välja. Vahetus. Ja nüüd ääri. Tahv ja tema. Kuigi see ei ole praegu isegi nagu väärt. Ja praegu jääbki vist nii. Mulle tundub. Jah, praegu jääbki koos siis nii. Aga lähme otsustavale mängule. And good evening on what is a perfect night for football. The floodlights shining down on the players as we speak. My name is Derek Ray, and joining me for commentary is Stuart Robson. And what we have coming up for you is the first leg of this UEFA Champions League round of 16. Rahulikku pressi praegu. Okei, ma tegin praegu vale lükki juba. Väga lihtsalt lasin nagu endast jooksu mõttes mööda kuidagi praegu vastase ääre nagu. Okei, nii. Ja hiljaksin praegu sööduga. Nüüd tuleb tagasi Busquetsil. Ma ei julge mitte lasta neil nagu lihtsalt edasi minna. Okei, kui kokku küll lasin, aga proovisin jõudu juurde tuua. Yes, tõmbas üle joone. 0-0, kõik on korras. Kuid loodetavasti saame seda ka paar minutit pärast siin öelda. Et kõik korras on mõtlen. Well, the fans have been wondering how this might go. It is his debut game. Stuart, what should we be looking for from him today? Well, he's been brought to the club to add some much-needed firepower. So hopefully he can open his account today. He needs to get off to a good start here. Ettepoole. Nii.
natuke pikaks läks praegu. Well, they no longer have the ball. This attack looks highly promising. Space and time for the cross. Ja ideaalne. Ei, mis asja ta nüüd tegi? Another block. Tõsiselt vedas praegu. Corner kick. Välja siit see pall. Well, it still could be dangerous. Kuhu see sööt nüüd läks? Müller. Oh, terrific. Tõsiselt vedas jälle, aga mis on, Busquets ei taha väga kaitsesse tulla. Väga siuke alla liigutamised CDM-i praegu. Save. Well, you're absolutely right. That's a top-class save. Just look how he reacts. Let's see about the delivery. And the no-nonsense clearance. Serge Gnabry. And the cross is very much on. Nii. And they know they need to stop him. Nojah, siit lööb ära. Mängija vahetust enne tegeleks praegu natuke nigu. So on they go again. It's going to be interesting to see how football friends reply to that setback. Lovely ball over the top. Aga just, et Kimmich lõi nagu huvitav. Gnabry! Ja ei lase nüüd 2-0. Commanding goalkeeping. Kohutavasse kohta läks praegu sööt. Aga noh, tuli üritada. Serge Gnabry. Lewandowski. And let's give credit to the defending. And Bayern. See võib isegi ohtlik olla siit. See kui 4 meest on müüris, näitab nii mõndagi. But the referee has decided not to hand out a yellow. Aga mööda, väga hea. He's missed the chance to extend their advantage. Well, it was a decent effort, but not quite good enough to extend their lead. Sööda, ei! Oh, he's given the ball away. See ei pidanud absoluutselt niimoodi minema. Gnabry. Oh, managing to beat him. Determined defending. Müller. He has time to play it over. Nii. Well, no degree of difficulty for the goalkeeper. Okei, ta oli sulus. Quality pass. Ei olnudki või? Sest siis lööme äkki ära? Ei löö ära. Tamm ikkagi ei löö ära. Well, just listen to the fans. See oli natuke kurb. There's a big chance here. Sest tõsiselt võinuks ju. Well, the marking was tight. The header off target in the end. Aga ei, semest noh. Ilmselt vastane praegu domineerib. Aga täitsa mängus olen ikkagi. Pressed hard. Et mul on ka omad võimalused ja. Et ei ole midagi väga hullu siin praegu. Making progress. He's trying to create something. Ja nüüd. No siit pidi tulema. Ja ka tuli. Natuke palju siukseid pallikaotsa mõttes riskantseid konksutamis-asju oli vaja teha, aga tuli ära, mis on peamine. So back underway. They've leveled it at 1-1 here. Müller. Now with Kimmich. Well, not the pass he had in mind. Ei. Ja siin tuli praegu pallikaotus päris halvasti. Measured pass intended for Sané. And the cross into the middle. Hea blokk. Ja nüüd ette. Not the best clearance. Poolega lõpuni okei. Poolega lõpp tähendab. No siit väravat tõenäoliselt oleks tulnud, aga ma arvan, et siukse, noh, kuskilt kastijoonelt mingi lolli valesööd on ikka jõudnud. Nii. Kusjuures praegu ma ütleks siuke 1,5-2 palli võib-olla oli nagu, noh, jäi äärest liikumist puudu. Minu suuna muutus sellest mööda saada.
ja Busquets tegi praegu hea lükke. Ja kuidagi saime isegi palli. Ma ütlen ausalt, mina arvasin küll, et vastase out on. Ja nüüd. Ja sai palli. Ja jooksin natuke liiga palju praegu. Ja väga hea võimalus, ülihea jooks. Aga jäi praegu natuke puudu. Mõtlesin jah, et on ülikaval lükanud taha posti, aga väga ette ei saa, muiduks väravat ära võtnud. Ja tagapool ja sealt olid juba möödas. Okei. Täpselt see, mida oli vaja, et lihtsalt pall kastis sealt kõige ohtlikumast tsoonist ikkagi välja. Siit nüüd ka pall lihtsalt välja. Nüüd siit ka pall välja. Välja. Väga hea, väga hea. Juuan pallini või ei jõua, see on nüüd teisejärguline. Okei, vedas, et ta see löök väga untsu läks. Nii. Ja ei olnud praegu tegelikult palju puudu, et oleks õnnestunud. Busquetsi see sööt. Ja nüüd tuleb tal endaga tagasi joosta. No, Busquets tule alla appi. Lihtsalt vaatab nagu selja tagant vastas mängid imetleb lihtsalt, kui seda palliga teeb seal midagi. Nii. Vist ei jõua. Ja ei jõua, aga saame palli. Ja ei. Praegu oleks pidanud tundnud rohkem jõudu taha panema. Aga noh, mis teha. Ma arvasin, et see on nagu kerge viga. Aga ei võetud. Siit lihtsalt pall välja. Okei, sobib. Mängime äärele. Nüüd ette. Nii, teeme kaitseaegses, et Busquets võib-olla tõesti on väsinud. Nii. Appelleeriti sulule. Tundub, et ei olnud. Muiduks ikkagi millagi juba ära võetud. Ja okei. Mu mängija jalg oli küll praegu kahtselt õhus. Siit lööme nüüd ette ära palli. Nii. Okei, see oli natuke optimistlik, et ta on kiirem kui vastane. Aga proovima peab. Nii. Okei. Siis tuleb ikkagi võimalus veel ehitada. Nüüd on lumine. Kui tegelikult jah, Iirimaa võib täitsa lumine olla küll. Ikkagi, noh, veebruar. Ja siit tuleb nüüd ära ette. Ja, praegu edas. Siit välja ette. Kuhu? See on osa mõttes välja ette. Siit võiks ju veel ühe olukorra saada. Ja nüüd. Võimalus on hea. Ja lööb ära. Ütleme ausalt siin lõpus. Ma ise enam rohkem ilmselt lüüa ei jõua.
tuleb lihtsalt hoida seisu. no see, et ma siit veel juurde olen, see on väga ebarealistlik. seda aega on suht vähe ja või siiski ainult üritada võib. Okei. Avamäng läbi 2-1. Igal juhul lähme anname intervjuu. Vastastel on nagu 2 korda nii palju palli kui mul, aga mul on 2 korda nii palju väravaid kui neil. Nii et ma olen rahul. Nagu seisuga. Thanks, that's all. Aitäh, see oli suhteliselt lahe, siuke, et siit ära tuli. Sa olid petnud, kuule, meil oli võitu vaja. Aga jah, see oli siis seekordne video, aitäh, et vaatasite ja head aega!